nagu ikka, lähen issand ette ja küsin, et mida pühapäeval jagada ja rääkida ja täna jagan seda ka. Ja ma sain 2 päeval tegelikult seda sõnumit, nähtavasti jagan seda, mida ühel päeval rohkem sain. Ja see oli väga konkreetne selline pealkiri kohe, mida öeldi, et võit surma üle. Ja kiitus Jumalale, et Jeesus on surma võitnud, ta oma surmaga surmas surma. Aga nüüd on nii, et vaata, nendel sõnumitel on nagu selline põhjuse tähendus ka. Ja vaata, elame tegelikult erilises ajas, sellepärast, et ütleme, järjest kriitilisemaks tegelikult elu läheb. Mäletan seda, et aastal 20, kui algasime, piiblikooli, see tähendab siis veel 19. aasta lõpus, oli me piiblikooli selline esimene teema, ma mäletan, minul oli see, et ma rääkisin surmast. Ja see tundus siuke, et mis niimoodi hakata piiblikooli rääkima ja selle surma teemal nagu rääkima, aga aastal 20 oli see meil varsti selge, sellepärast, et see surm tegelikult puudutas, sellest rääkis maailm rohkem kui meie ja sellepärast, et Jumal annab nagu teemad õigel ajal. Ja sellepärast ma usun, et see tänane teema, kui me oleme saanud nagu sellise sõnumi issanda käest, et surmateema just ja võit surma üle, siis see on tegelikult meie jaoks tegelikult väga, väga oluline. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal annab oma sõnumid õigel ajal ja võib-olla on see nõnda, et me alati nagu päris ei taipa. Ega esimene inimpaar samamoodi, kui nad tegid pattu, sest et oli ütlemine Jumala poolt, et kui sa astud üle, kui sa sööd sellest puust, mis on keelatud, siis sa pead surema. Ja mitte midagi ei juhtunud. Peale selle, et ütleme, selles mõttes silmad läksid lahti, ja hakkasid nagu Jumalat häbenema, peitsid ära, aga ütleme, et füüsilises mõttes mitte keegi ei surnud. Ja ütleme, et kui piibli neid esimesi inimesi vaadata, nad elasid ju tohutult kaua, 1000 aastat elasid. Ja sellepärast on niimoodi, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et surm tuli ja ütleme, et esimene surm, mis tuli siia sellesse maailma, oli tegelikult, kui Kain lööb oma venna Aabeli maha. Ja sellepärast see surm tuli tegelikult inimestesse ja see hakkas tegelikult inimest, esimeseks hakkas ta Jumalast lahutama. Põhimõtteliselt on niimoodi, et iga lahutatud inimene Jumalast on surnud inimene Jumala jaoks. Ja sellepärast on see nii, et täna näed, kui mõtleme sellele, siis kiitus Jumalale, kes me oleme elavaks tehtud ja elavaks saanud. Ja nüüd on, kui Kain tegi oma veretöö ära, siis juhtus üks selline asi, mida Jumal kohe ütles sedasi, et vere hääl kisendab siit maa pealt. Ja see on nii tegelikult on see selline, et see vere hääl, iga selline valatud veri, võtta sellepärast on see nii, et kui inimene sureb loomulikku surma, siis verd ei ole valatud. Põhimõtteliselt veri jääb sisse, ütleme, inimene maetakse ja ütleme, nagu tükis täiega, sellepärast on see selline variant. Aga kui inimene mõrvatakse ja veri valatakse ja siis on selle koha pealt on sõna väga selgelt ütlemas, et see vere hääl jääb kisendama. Praegusel hetkel on nii, et kus on sõjad, seal see vere hääl kisendab parasjagu, sellepärast, et vaata, iga veri, mis on nõnda valatud, siis see on, kisendamas ja eelkõige on see Jumala ees selline kuuldav hääl. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt tuleb nagu mõelda selle peale, et vaata, et siin on nagu 2 võistlust on siin selles maailmas käimas. Jeesus tuli elu tooma ja seda meile ülirohkesti. Saatan tuli tapma ja hävitama. Ja võtleme, et mõlemad tegutsevad praegusel hetkel siin selles maailmas. Ja sellepärast on see tapmine, hävitamine ja see on ka väga tugevalt on siin selles maailmas praegu käimas. Ja sellepärast, kallid, nii ta on, et nüüd, ma mõtlen, et kuidas meie seda vere häält näeme, seda tahetakse nagu peita. Iga sõjamälestusmärk tuletab meelde valatud verd. Praegusel ajal on nii, et on ära hakatud koristama sõjamälestusmärke. Praegusel ajal on jõutud selleni, et hakkame koonduslaagreid ka kõrvaldama. Et mis me seda meelde tuletame, mis seal tehti, kuidas seda verd valati. Sellepärast, et vaata, see oli see aeg, kus tegelikult oli niimoodi, et inimkond nagu mõistis samamoodi ka seda, et sellele tuleb tegelikult tähelepanu pöörata ja seda tehti ka. Jeesus ütleb seda, et vaata, see on Mattiuse evangeeliumi 23:35, kus ta räägib nendele variseridele ja ta lõpetab nagu selle mõtte nagu sellega, et Aabeli verest saadik, kuidas vere hääl tegelikult ja veri on kisendamas ja rääkimas ja siin on öeldud nõnda, ja ta ütleb veel, et sellel hetkel ütleb ta nendele, kellel ta räägib Jeruusalemmas seal, et teie peale tuleks kõik õige veri
mis on valatud maa peal õige Aabeli verest kuni Pekar ja poja Sakarja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel. Et vaata, sellepärast on see nii, et vaata, Jumala ees on kõik need asjad on nii täpselt tegelikult on, ütleme, märgitud, kuskil mingisugust mälestuse kadumist ei ole ja sellepärast, kallid, nii see on, et see surm on siin selles maailmas tegutsemas ja sellepärast, kui ma täna seda räägin, meie ei tea, millal see surm meie maal hakkab sellisel moel laastama. Ta on laastunud erinevatel viisidel, aga see on üks variant praegusel hetkel, mis on üsna reaalne siin selles maailmas ja üsna ka levimas. See puudutab linnasid. Järgmine mõte, mida sain, on selline, Sodom Gomorra ühel päeval hävivad. Patused linnad lihtsalt kõrvaldatakse, jäävad lihtsalt suitsevad asemed, jäävad järgi. Ja nii me näeme, et erinevad linnad saavad hävitatud, ütleme, kui piiblit loeme, on see Jeeriku ühel hetkel, mustlinnu ehitatakse tagasi, ka Jeerikut ehitati oma tingimustega ja ei lasku sinna. Jeruusalemm on ise üle elanud mitmeid hävinguid ja sellepärast on niimoodi, et ka linnade saatused on erinevad. Ja kallid, me elame sellises mõttes praegu siin, kui me Võru linnas elame, me elame sellises õnnistatud linnas, et mida pole maani maha lõhutud. Ütleme, oli teise maailmasõja ajal, ütleme, kus need kahjustuse asju oli, aga see ei olnud nii valdav. Meie linn on tegelikult olnud püsinud ja kiitus Jumalale selle eest, et see nõnda on. Paljudel linnadel on tegelikult väga kurb saatus. Kui me praegusel hetkel mõtleme seal kas või need lahingupaigad, kus on ikka osad linnad nähtavasti enam ei taastatagi, sellepärast, et on nii ära on lõhutud ja inimesed on laiali läinud ja et pole kus nagu olla. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Täna me oleme saanud koguneda, oleme ühes Jumala kojas, oleme ühes linnas ja meie linna tehakse siin praegusel hetkel ilusamaks, pannakse ilusad tänavakivid maha ja korraldatakse meie elu ja väga palju tegelikult ma ütlen, et kui vaatad Võru linna praegu, kui palju ehitatakse ja tehakse ja sellepärast õnnistame oma linna ja õnnistage igaüks oma kodu ja linna ja paika, kust iganes elate, oma külasid iganes, kus on tarvis. Seda õnnistust igal pool on ju vaja. Ja nüüd on see lugu nõnda. Aga meie, kui oleme täna siin, siis on see selline lugu, et vaata, me ei ela jäädavalt siin. Vaata see, kui surmateema on, siis me peame selle peale tegelikult nagu mõtlema. Meie kodupaik on taevas, me oleme ajutiselt siin. Kiitus Jumalale, et need ajutised paigad on ka tegelikult meeldivad ja toredad ja me armastame neid ja tore on tegelikult olla, aga me otsime tegelikult seda tulevat, meie kodupaik on taevas ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime täna nagu pilgud pöörata nagu sinna poole. Hiljuti ma käisin oma lapsepõlve kodus, käisin Jaanimõisa külas, käisin oma esimese koolimaja juures. Koolimaja on maha jäetud, enam seal ei ole, kas 69. aastast või millal see kool kinni pandi, mina seal 63. juba lahkusin. Päris kindel nendes kõiges ei ole, ütleme selles koolimaja sulgemise ajas, eks, aga igal juhul käisin, vaatasin, kuidas ajad mööduvad, käisin selle Jumalakoja juures, kus ma lapsena kasvasin ja olin, kohtasin oma naabrite tüdrukut, kellega 63 aastat tagasi mängisime koos ja see oli nii juhuslikult, lihtsalt sõidan, vaatan naabertallus, et keegi on seal autos ja läksin, kuule, kes sa oled? Ja tuli välja, et ongi see sama tüdruk, kellega koos sai mängitud lapsepõlves ja olid sellised hetked. Siis läksime surnuaiale. Seal Moostepalvele taga on kohe see surnuaid ka. Paljud tuttavad nimed, osade näod tulevad meelde, osadel on nagu nimed on meeles. Ütleme, et liikusin ja olin korraks nagu selles keskkonnas, ütleme, sest et lihtsalt ju inimesed ju lähevad järjest lähevad ära. On neid, kellest olen rääkinud, tegin mõnest hauasambast tegin pilti ja otsisin taga neid seal nii palju, kui oskasime leida, lugesime neid nimesid. Ja kallid, niimoodi tegelikult see me elu on, et ühel päeval on tegelikult on lihtsalt nimi, heal juhul, kui ta on sinna kuskile kivisse raiutud ja jääb ka mõneks ajaks sinna püsima. Ja sellepärast, kallid, vaata, ajutiselt oleme siin selles maailmas. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et me täna, kui me oleme tegelikult siin, et me mõtleksime samamoodi neid selliseid igaviku mõtteid. Ja sellepärast meie oleme ajutiselt, oleme siin, elu läheb kiiresti mööda. See on täiesti selge, et 100 aasta pärast meid mitte kedagi siin ei ole.
paljud me oleme juba sellele lähedal, kui sa hakkad juba 100-le lähenema, siis tead, varsti oled issandaga koos. aga ma mõtlen siit päris nendest pisikestest, kes on sündinud, kust me teame, kui kaua nad elavad. ja sellepärast on see ja millal issanda tulek, need asjad ei ole meie käes. aga igal juhul on see varsti, see tegelikult läheb kiiresti ja sellepärast nii see on. ja sellepärast see on oluline nagu selles mõttes, et me mõtleksime neid mõtteid. Mul tuli meelde üks pilt veel ühest surnuaiast ja see on Moskva üks surnuaed. Ma isegi ei mäleta, millal ma seal käisin, aga ma käisin. Sest ma teenisin pool aastat, olin kuskil Moskvas, olin sõjaväes ja hiljem olen ka Moskvat külastanud aga ma käisin ühel korral, käisin seal kalmistul. Ja mulle jäi meelde nagu see pilt nagu sellest, et vaata, suures linnas on kalmistu ka nagu teistsugune, et seal oli, ütleme, nende urnide matmise jaoks oli ehitatud nagu korrusmaja. Niisugune, ma ei oska ütelda, kui palju korruseid olid, väiksed ruudukesed iga urni jaoks tehtud, osad olid juba täidetud, nimi peale pandud, osad olid veel tühjad, ootasid, et kes sinna tuleb, suured pikad redelid olid, keegi käis sinna, mina ei tea, mitmendale korrusele redeliga neid lilli viimas ja ütleme, et selline, ütleme, et meil Eestimaal sellist teemat ei ole põhimõtteliselt, on niimoodi, meil on veel maad, kuhu inimesi saab matta, aga näed, suures linnas on need omamoodi sellised probleemid. Ja sellepärast, aga see kõik tegelikult tuletab nagu seda meelde, et me oleme tegelikult ajutiselt siin. Me oleme erinevad inimesed, meil on, ütleme, erinev kultuur, meil on erinevad matmiskombed, kuidas kedagi maetakse ja kuidas neid asju toimetatakse. See, aga nii paraku see ongi tegelikult, terve elu on nagu erinev, aga Jumal armastab ja tunneb tegelikult meid kõiki. Ja sellepärast näed täna, kui ütleme, mõtleme sellele surmateemale, tegelikult on niimoodi, et Eesti on praegu täitsa suremise trendis, sellepärast et nii väikest sündimust, ei ole olnud, mis on praegusel hetkel tegelikult Eestimaal. Ütleme, ma mõtlen neid aegu, hea küll Põhjasõda ja pärast seda ja kui see Eesti rahvas sai taastatud. Ütleme, et siin üks teadlane just avaldas oma kirjatöö ja millest praegu räägitakse, on see, et see oli 19. sajandi lõpp, tsaariaeg. 30 000 last sündis aastas, ütleme, kõige niisugune viljakam tegelikult Eesti rahva kasvamisaeg. Eks siis oligi see aeg, kus Eesti riik varsti sündis ja kõik need asjad olid. See sündis tegelikult koos rahvaga, koos inimestega. Praegusel hetkel me oleme, vaata, surm on tegelikult haaranud. Praegusel hetkel väga tugevalt meie rahva. Ma algasin täna, et me oleme eluinimesed, me oleme igavese eluinimesed. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kes me oleme siin ka, me võime seda näha, et Jumal kingib meile peresid, kingib lapsi, kingib suuri peresid. Vaata, neid õigeid, kellest vend rääkis, on siin maa peal on vaja. Õelate seeme hävetatakse ja see ei ole mitte ainult, et siis ühel hetkel ainult siin. Seda tehakse ka praegu tegelikult pidevalt, me näeme sedasi. Jumal on läbi aegade teinud, ütleb, et kuule, Jerobeam, sinu soo ma hävitan ära. Ahapi soo ma hävitan ära. Ta võtab lihtsalt niimoodi ette, ütleb, et vaata kõik, et sinul ma ei lase siin sigida siin maa peal ja need sinusuguseid siin olema rohkem ei pea. Ja sellepärast on see nii, et aga kallid, kes me oleme uuesti sündinud inimesed, millest nad täna samuti ka räägitud, need aitavad tegelikult üldse maadel ja rahvastel püsida. Ja sellepärast täna näed, kes me oleme siin, me oleme nii olulised tegelikult oma maa ja rahva püsimise jaoks. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Rahva rohkus on tegelikult kuninga uhkus ja rahva vähesus on, see on õpetussõnad 14:28 ja see on vürstide hukk. Ja sellepärast on niimoodi, et nad ei loe piiblit, need vürstid. Nad ei saa sellest aru, et kuhu tegelikult tuleb panna see põhipanus, et oleks inimesed tegelikult, et oleksid lapsed, et sünniksid siin. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me oleme tegelikult Eesti rahvana praegu sellises üldises mõttes, oleme nagu alandatud olukorras, sest et me oleme sellisel vähenemise trendil praegusel hetkel oleme. Ja see on niimoodi, et vaata, Jumal alandab meid, hiljuti olin, mõned päevad oli niimoodi, et tervis oli korraks halb. Ja tead, siis tuli meelde nagu üks selline vene rahva selline ütlemine, et inimesed ütlevad nagu enda kohta, et kuidas sa ennast tunned, et čustvuju nie važna, et ei tunne ennast tähtsalt. Et vaata, kui inimene on haige, ta ütleb, et ma ei tunne ennast tähtsalt. Haigus alandab inimest. Ja Jeesus alandati ka haiguste läbi, kui prohveti Jesaja raamatut loeme. Ja sellepärast on see niimoodi, et me vahest mõtleme, et haigus on väga paha asi. Ei ole. Alandlikele antakse armu. Teate, kui paljud on tegelikult saanud armu selle tõttu, et haigus on neid alandanud. Ja sellepärast on see niimoodi. Ja mul tuli lihtsalt nagu meelde, et kui sa oled haige, sa ei ole tähtis.
sa oled jõuetu, kui sa oled terve, siis sa oled tähtsaks kätte. ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et me võitleme oma haigustega. Vahest nagu sellises mõttes me ei taha nagu seda alandust. aga ma tunnen rõõmu nendest, kes kannavad tegelikult ka neid alanduse hetki siin praegusel hetkel ka oma ihus, kus me tunneme, et seda maha kistakse. teate, see valmistab meid tegelikult taeva jaoks. see tuletab meile meelde, et me ei jää siia mitte igavesti. ja see tuleb tegelikult meile õnnistuseks. sest et kord saab niikuinii see meie maine elu saab mööda. ja siis me oleme selles paigas, kus enam ei ole surma, kus ei ole leinamist, kus on uus taevas ja maa. ja nii nagu laulsime seda, et see on tegelikult varsti üsna pea. ja sellepärast täna näed, kui oleme siin Jumala kojas, siis on need mõtted on nagu eelkõige nagu selleks, et meid häälestada, et meie õieti elaksime. ja ma usun, et kiirendatud korras ma jõuan oma need enam-vähem neid mõtteid täna edasi anda. olin juba kodus mõtlemas sedasi, et issand, sa annad neid sõnumeid, aga püüan üle neid anda need asjad ka praegu nii. vaata, surma vastu käib võitlemine. mõtleme, ma kiirelt ütlen neid asju. haiglad võitlevad praegusel hetkel surmaga, eks. meie võitleme patu ja surmaga siin, selles mõttes, sest et meil on surmavõitja, kellega me oleme siin nagu koos seda asja tegemas, aga haiglad teevad praegusel hetkel oma tööd. ja sellepärast on see niimoodi, et ja kui nende sõdade koha pealt ma ütlesin sedasi, teate, osad ütlevad sedasi, et need sõjad on sellepärast, et surma hävitada, ise hävitavad ka. nii et seal on niisugune, ütleme, see loogika läheb vahest nii krussi ja tegelikult tagurpidi, aga inimesed tegelikult otsivad tegelikult lahendusi. aga kallid, kõige õigem lahendus, kui sa tahad üldse elada ja igavesti elada, on meie issand Jeesus Kristus. otsi Jumala riiki esmalt ja siis kõike muud sa saad pealegi. elu ja seda ülirohkesti ja igavese elu. ja sellepärast, ja Jumala riigis on õigus, on rahu ja rõõm. ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumalal on selline riik. aga vaata, meie põhimõtteliselt oleme siin sellises olukorras, kus me peame tegelikult nagu seda valikut tegema. me teeme seda usus, me ei ole nägemises ja sellepärast me lihtsalt oleme täna jälle oleme siin jumala rahvana üksteist nagu kinnitamas selle koha pealt, et see, mida me oleme leidnud, see on parim. midagi paremat tegelikult olemas olla ei saa. ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime issanda omad olla. kui me vaatame maailma poole, seal näiteks kuningas Aasa, ütleme, teise ajaraamatu 16 peatükki on räägitud sellest, et ühel hetkel ta teeb seal lihtsalt naaberriigiga teeb lepingu ja jumal ütleb talle selle peale, et nüüdsest on sul sõjad, kui ta oli teinud lepingu ühe teise riigiga. eks meil on ka, me oleme lepingutesse astunud ja nüüdsest paugutatakse, eile ka kuulsin, Nursis muudkui lastakse, tead, põmm ja põmm ja põmm, ma ei tea, pühapäeval võib-olla ka hingavad või mina ei tea, mis nad teevad seal. aga sellepärast on see niimoodi, et aga nüüdsest on lihtsalt need asjad. ja sellepärast seda ei olnud nagu sellisel moel. meie lasketiir oli Võrus täitsa linna sees, no ütleme, et see naftabaasia üle tee seal oli lasketiir oli linna sees, kui oli nõukogude aeg, käisin ka laskmas, kui tehnikumis olin, ükskord sõitsin mootorrattaga sinna sisse, sain nagu natukese õiendada, et ei tohi ikka lasketiiru mootorrattaga sõita. aga ma läksin seal, elu oli nagu ütleme selline. ja sellepärast on kallid, meie elu on tegelikult niivõrd muutunud, milles me praegusel hetkel oleme ja sellepärast nii ta on. teate, mille pärast see tüli üldse üleval püsib, et need tülid siin selles maailmas on? tülid on sellepärast siin selles maailmas, et seda järjest õhutatakse. vaata, kui keelepeks vaibub, siis lõpeb tegelikult tüli ära. ma teen lahti siin õpetuse sõnade raamatut ja tark kuningas Saalomon on palju asju kirja pannud, olulisi ja neid tuleb tunda. 26:20, kus on öeldud nõnda: puude puudusel kustub tuli ja kui ei ole keelepeksjat, vaibub tüli. ja sellepärast, aga me näeme, see igasugused blogerid ja igasugused kanalid on praegusel hetkel muudkui peksavad keelt. sa võid praegusel hetkel kuulata selliseid uudiseid, mida sina tahad, mis sulle meeldivad, vali, miljuseid tahad, sellepärast, et kõik peksavad kuskil keelt. aga kui keelepeks lõpeb, siis lõpeb tegelikult tüli ära. teate, vaenu õhutatakse, muidu vaen lõpeb ära. ja üldiselt on see niimoodi, et Jeesus, ütleme, lõpetas ristil vaenu, kui Ehvesuse 2. peatükist lugeda, paganate ja juutide vahel, tegi need üheks inimeseks. tegelikult on niimoodi, et aga vaenlane püüab järjest tegelikult vaenu siin õhutada. kui me hakkame mõtlema sedasi, et kust me võtame selle vaenu, me võtame selle, et seda räägitakse. mäletan, olin Nõukogude sõjaväes.
meil on vaenlane Ameerika, sellel ajal oli veel baptist, oli see president oli ka seal ja hirmutati meil selle baptisti presidendiga seal Vene sõjaväes, ma mäletan, kui Kaukaasias olin. Ükskord muidugi sai nalja selle peale, kui see üks lektor seal, kes meile rääkis ja hirmutas, et oi, milline see Ameerika on ja president ka veel baptist. Üks hüüdis ju vahele seal, et kuule, et meil on teekel ka baptist ja mitte midagi hirmsat ei ole. Tead, ja sellepärast on see kallid niimoodi, kogu aeg hirmutatakse. Ma olin seal sõjaväes, sõjaväeosas oli mäe taga oli mingisugune küla. Meile öeldi, et sealt tulevad mingid kreeklased ja lõikavad teil kõrid läbi, kui te magama jääte. No hirmutati, kogu aeg see on saatana taktika. Ja sellepärast seda vaenu on vaja tegelikult lihtsalt üleval hoida, see ei püsi mitte mingisugusel teisel moel. Ja sellepärast, kallis, kes sina oled? Mis jutud on su elus? Kas sa oled vaenu õhutaja, mõne rahva või rahvuse või kellegi vastu? Siis oled saatana tööriist, mitte kui midagi muud. Ja sellepärast, et issand tuli tegelikult liitma kõiki, juute ja araablasi ja eestlasi ja venelasi ja ukrainlasi ja kõike. Jumal ei tulnud lahutama, valas oma püha vaimu, rääkis kõikidele oma suurtest asjadest, nii et kõik tegelikult aru said. Ja sellepärast on see nii, et kallid, me vajame tegelikult issandat, kes meid ühendab. Ja tema on see rahuvürst, Jesaja seal 9.5 on räägitud. Kõiki see imeline nõuandja. Vaata, terve see komplekt, ma teen korraks selle Jesaja raamatuga lahti. Sest et me vajame tegelikult seda komplekti, mida meile pakutakse seal. Jesaja 9.5. Sellepärast, et Jumal saadab oma poja sellele surmavarjumaale selle vajadusega, et inimesed lihtsalt vajavad seda last, imelist nõuandjat, vägevat Jumalat, igavest isa, rahuvürsti ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on läkitanud tegelikult meile selle lahenduse. Kui su südames pole rahu, sul on rahuvürsti vaja. Kui su perekonnas pole rahu, siis on sul rahuvürsti vaja. Kui riigis ei ole rahu, on rahuvürsti vaja. Mitte relvasid ei ole vaja. Sellepärast, et relvad ei too rahu, relvad toovad igal juhul toovad sõja. Sest nad on selle jaoks, et nendega üksteise külge minna. Ja sellepärast on kiitus Jumalale. Meil on see kogemus tegelikult olnud, kus relvad lähevad meie maalt ära. Tankid lähevad ära, aga nüüd me tahame ise neid. No mis me siis nendest ära saatsime, kui me neid nii väga tahame? Nad ju olid meil kõik olemas, meil olid tuumaraketid olid ka ju olemas, olid siin Nursis ja olid Paldiskis ja olid, aga me praegu küsime neid. Nad olid ju. Olnud siis rahul sellega, mis oli kunagi. Aga vaata, see inimese loogika on nii vastupidi kogu aeg, et nüüd on äkki niisuguseid asju meil on praegusel hetkel vaja. Ja sellepärast, kallid, meil on tegelikult issandat vaja. Oli nõukogude ajal vaja issandat ja praegusel hetkel on issandat vaja. See on vale lootus ja kui sa paned hobuste ja vankrite peale oma lootuse. Ja sellepärast, kallid, me ei tohi olla petetud tegelikult siin selles maailmas. Jeesus, kui ta hakkab lahkuma, ta ütleb, et ma annan teile oma rahu. Ja sellepärast, kallid, meil ei ole tegelikult, kes me oleme eriti Jumala lapsed, meil ei ole õigust tegelikult depressioonis olla. Me ei võta vastu seda rahu, mida Jumal tegelikult meil annab. Ta on päriselt seda andnud, ta ei teinud seda mängult. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja kui sa tunned, et su rahu kaob ära, siis võtan veel vastu ja olen avatud sellele ja tahan olla täidetud sellega. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nüüd Jumala rahva peale mõeldes tuli mulle meelde laul 127 ja näed, kui olin issand ees, seal on selline tore ütlemine, et vaata, seal on niimoodi, et see on Saalomoni tegelikult laul. Neid on vähe, mis Saalomoni laule meil on, tal oli muidu ka neid palju, aga nüüd on nii, et see lõpeb selliselt, et õnnis on mees, siin on räägitud 4. salm, et otse kui nooled sangari käes on noorepõlve pojad, õnnis on mees, kes oma nooletuppe on nendega täitnud. Ei nad jää häbisse, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas. Ja sellepärast on, vaata, rahvast on tegelikult on vaja. Rahva rohkus on ise seda maad vallutamas. Ja praegusel hetkel on niimoodi, et kardetakse neid rahvaid, kus on palju inimesi. See on täiesti selline loogiline asi, et eelkõige on nagu kartused on nende ees. Aga issand ütlebki sedasi, et see on. Ja kallid Jumala rahvas, kes me oleme, ärme väheneme. Ja sellepärast on see nii, et väga oluline tähtis on. Jumal on kinkinud meile tegelikult lapsed ja need noorepõlve pojad. See räägib tegelikult ja kui ma mõtlen selle peale, et meil on tulevikku, meie maal on tulevikku, sest kui ma mõtlen ja vaatan oma lastelaste peale, et Jumal pole neid sama siia maa peale pannud. Nad on tuleviku jaoks pandud, sellel maal on tulevik.
Andrei Zapovalovi tütar, kui oli pisikene, hakkas ühel päeval nutma. Ütlesin, ma ei taha, et Jeesus tuleb veel, et ma tahaks abielluda, tead. Ta oli ise väikene laps, isa ja ema lohutasid, ütlesid, et kuule, tead, et küll me saame sinu lapsi ja lapselapsi veel näha, et ole ka rahul, tead, et Jeesus ei tule veel praegusel hetkel sellises mõttes. Ja näed, nüüd ongi juba, need lapsed on sündinud ka. Aga Andrei tuletas ühes oma jutluses seda nagu sellises mõttes meelde. Kallid, elage siin selles maailmas praegusel hetkel. Meid on kutsutud elu jaoks ja seda ülirohkesti, ehitage, paljunege, abielluge, tehke. Sellepärast, et praegu on nagu see ümbrus paneb nagu teise mõtte. Teate, issand tuleb, siis ükstapuha, eelmisel päeval võid ka abielluda, mingisugune probleem sellest ei ole, tead, eks, vahva kui pulmast lähed, eks. Ja sellepärast on see nii, et me ei tohi tegelikult elu lõpetada lihtsalt niimoodi, et me mõtleme, et praegu enam ei tasu. Tasub elada, praegu on väga hea aeg, kus me tegelikult elame. Ja sellepärast on see niimoodi, ma ütlen, et Jeesus on surma võitnud, sellepärast ma räägin neid mõtteid, me ei tohi sellele surmaseadusele, mis on patu kaudu siin maailmas inimese ees hakanud valitsema, sellele alistuda nendes mõtteviisides ja värkides. Jeesus võitis selle surma ka. No see on nagu, kuidas ütelda, nagu see kaitsesüst. No see on natuke see võib-olla oma tähendust nagu kaotanud, aga üldises mõttes oli niimoodi, et vaata, kui kaitsesüst tehti inimesele, et sa oled juba põdenud selle haiguse, et see enam sind ei puuduta. Ja nii see peaks tegelikult, ütleme, olema, kui see on hästi, eks. Ja või on nagu, et tulekahju on, viljapõld põleb, pistetakse kuskilt üks lõik veel põlema, tehakse see põletatud maa ja kui on põlenud maa, siis enam tuli sealt edasi ei lähe. Ja sellepärast, kallid, on see niimoodi. Jeesuse veri on praegusel hetkel teinud meile nii, et see surm enam edasi ei lähe. Paasatalle veri oli seal niimoodi, see surmaingel käib ringi, surmates kõikjal, aga kui ta näeb verd ukse peal, kõik. Sealt ta siis, seal on juba saadud, sellega on juba korras, sest seal on juba tegelikult on veri valatud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et tänan, et me võime lihtsalt nagu seda üksteisele julgustuseks ütelda. Teate, õnnistused jäävad lastele, laul 103. No tihtipeale seda just matustel ka loed, kus on nagu see mõte öeldud, 17-18 salm. Aga issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb lastele. Ja siis seal on öeldud veel nendele, neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Ja sellepärast, ja kui sul on mõttesse tulnud, sa kallis lapselaps, siis tee nende järgi. Sellepärast, et issand ootab tegelikult seda. Paljudel nendel lastel tuleb meelde ja sellepärast ma ei tea, meie koguduse 115 aasta jooksul me oleme kaotanud selle pildi, kes on meie lapsed siin. Me ei tea neid, need on mööda ilma laiali ja kus iganes nad on. Aga kes mõtlevad selle issanda peale, siis see õigus tegelikult tuleb nende jaoks. Ja aeg-ajalt me näeme sedasi, et neid mõtlejaid nagu tegelikult on. Ja kiitus Jumalale, et see on Jumala tõotus ja see kehtib väga võimsalt ja nii, et kiitus Jumalale selle eest. Nii et nii, need on issanda tõotused. Ja siin maailmas on erinevad inimesi. Ütleme, et on selliseid, kes on oma hinge puhta saatanale ära müünud. Ja sellepärast on niimoodi, kes teavad teadlikult kurja, kes tahavad teadlikult kogudusele kurja teha ja ütleme, et täitsa elavad hing saatana müüdud ja elavad seda elu. Aga enamus inimesi, isegi kes on ebajumalate teenimises, elavad lihtsalt siiralt. Pole õigemat jumalat leidnud, elada oma mingisuguste asjade juures. No kas või teenid raha või teenid Jumalat, teenid mammonat. Vaata, eesti keeles on ikka väga otse öeldud, kui sa oled niisugune rahateenija, siis sa kummardad tegelikult seda. Ja sellepärast on see nii, et vaata, mis on, vaata, kui sul on nagu see raha on tähtis ja palk on tähtis, siis sa võid tõesti olla see, et sa oled see rahateenija. Aga kui sa oled valmis tegema seda, milleks issand sind kutsub ja kui issand siis sulle palka maksab, see on okei, teadeks. Ja sellepärast ja igal pool, isegi kui su töö juures on, tead, kui sul on kehv palk, ma olen ikka ütelnud sedasi, küsi issanda käest palka juurde. Sellepärast, et ära ole mures, meil on rikas isa tegelikult on taevas ja ta ei jäta häbisse, see maailm ei saa hakkama nende asjadega ja majandusega, nendel on tihtipeale neid raskusi. Aga ole siiras tegelikult issand ees. Ja ma ütlen, et need siirad inimesed, kes on siin selles maailmas ka, Jumal tarvitab neid, ta suhtub nendesse tegelikult väga hästi. Väga palju on neid inimesi, kes on ilma Kristuseta praegusel hetkel siin selles maailmas siirad. Oli seal, ütleme, kuningas Koores Pärsias, kes tegelikult seal ütleb, et nüüd tuleb juutidel templit minna ehitama ja oli Naaman, kelle kaudu Süüriale võit anti ja kuningas Nebukadnetsar ja keda Jumal tarvitas.
ja sellepärast on see nii, et kallid, meie noh, ütleme, me mõtleme alati niimoodi, et noh, et kes on täpselt nagu meie usume, et siis on hästi. teate, Jumal saab kõigist aru ja ta on kõigiga õiglane ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime praegusel hetkel lihtsalt usaldada issanda, et tema on troonil, ta valitseb, ta saab kõikidega hakkama. Nüüd üks hoiatus selle koha pealt, mis Peetruse kirjast tuleb täna ka veel ütelda. Meie ei tohi oma ristinimese nime ja kristlase nime teha kurjuse katteks. Ja sellepärast, aga see on hoiatusena Jumala sõnas 1. Peetruse 2:16. Ja see ei ole asjatu hoiatus, sellepärast, et vaata, paljud poevad, ka poliitikud ja värgid vahest poevad nagu selle taha tegelikult, et nad nimetavad ennast kristlasteks ja ma olen usklik ja meie Riigikogu enne valimisi, nad peaaegu kõik on usklikud seal. Sest et siis nad räägivad kõik nagu seda värki, aga kui see 4 aastat käib, siis nad teevad jumala vastaseid seadusi täiega. Ja olid need kristlased, on aga kristlased siuksed, eks. Ja no midagi teha ei ole. Vaata, no lihtsalt inimesed nagu kurjuse katteks võtavad selle ristinimese nime, võib-olla on kuskil koguduse kirjaski ja vahest käivad ja teevad mingi annetuse ka sinna, aga sa pead oma kurjast tegelikult lahti saama. 2:16 nimetasin sedasi. Elagu otse kui vabad, Kristus tegelikult vabastab meid. Ja nüüd on niimoodi, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu jumala sulased. Ja ärge kasutage seda, sest seda kasutatakse, sellepärast et see mõjub nii hästi tegelikult, kui see välja paistab nagu sellised, et sul mingi kristlik oraool on ka sinu ümber. Ja sellepärast ju nagu Paulus hoiatab, ütleb, et saatan moondab ennast ka valguse ingliks. Ja sellepärast me peame olema valvel, et meid tegelikult need igasugused ära ei petaks. Siin on, Paulus hoiatab veel Efesose kirjas, ütleb, et igasugused õpetuse tuuled püüavad meid eksitada siin selles maailmas. Ja Jeesus ütleb ka, et ka ära valituid, kes me oleme tema omad, püüab saatan tegelikult väga eksitada. Aga kallid, kui meil on issand, kui meil on see tee, tõde ja elu, millest ka täna on juba räägitud, siis me tegelikult püsime õigel rajal. Kellel on poeg, sellel on elu, kellel on Jeesus, sellel on elu. Vaata, kui me sellest nagu ära libiseme, siis ütleme, meelus tekivad probleemid. Aga kui sa oled Jumala laps ja sul on praegu probleemid, siis Jumal on koos sinuga, sinu probleemides ka. Ka kui kõnniksin surmavarjoolus, meil ei ole tõotatud sedasi, et meil on mingisugune probleemideta elu, et teate, see ei ole nõnda, see on vale mõte. Need tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud. Seal on, ilmutuse raamat algab niimoodi, et kuningriigis ja viletsuses, ta tervitab niimoodi, et armas kaasvend on Johannes meile kuningriigis ja viletsuses. Need asjad tegelikult käivad koos ja sellepärast on niimoodi, Jumal teab, need tulevad tegelikult meile sellises mõttes tulevad õnnistuseks. Me ei pea absoluutselt nagu seda kartma. Rooma kirja 5. peatükk on selline super peatükk, mõned tähelepanu juhtimised sellele. Seal on jutt on just nagu sellest õigeks saamisest usust, tuleb rahu Jumalaga Jeesuse läbi ja siis on niimoodi, et kiitus Jumalale, et selle armu kaudu meil on tegelikult ligipääs on Jumalale. Ja sellepärast on need täna, läheme issanda lauda varsti ja see tuletab meile meelde, et meil on tegelikult ligipääs kõige pühamasse paika. Jeesus on oma verevaral meile selle meile avanud. Aga siin selles Rooma 5. peatükis just need 3. ja kuni 5. salm räägivad sedasi, et me kiitleme ka viletsustest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse ja kannatlikkus läbikatsutuse ja läbikatsutus lootuse ja lootus ei jäta häbisse. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et me peame leppima sellega, et issand teab, mis meile tegelikult tarvis läheb. Sellepärast, et see, kuidas meid taeva jaoks valmistatakse, need õppused, mis siin maa peal on, need peavad olema sellised, mis meid tegelikult ilusaks teevad. Apostel Paulus ütleb sedasi, et mitme viletsuse kaudu tuleb tegelikult Jumala riiki minna. Ja selles ma mõtlen, kallid, praegu, kes te olete oma viletsuses, mõelge ringi, te olete Jumala koolis. Te olete praegusel hetkel olete Jumala koolis. Õpi ruttu ära, et sa järgmist pauku ei saa. Lihtsalt ütlen sulle seda. Õpi lihtsalt juuksud juba ära, alandu issanda ees, võta see nagu selliselt vastu, ära võitle sellega, vaid ütled, kallis issand, ma tänan sind, et sa muga tegeled, et sa mu hinge pole võtnud, aga sa mind vähemalt veel praegusel hetkel vormid siin selles maailmas. Ja sellepärast lihtsalt näe neid asju nagu teistmoodi. Ja kiitus Jumalale, et Jeesus on surnud tegelikult meie pattude eest siis, kui me alles patused olime, kui me mitte midagi temast ei teadnud. See on, ütleme, Jumala imeline plaan. Ja siis 5.9 on öeldud, et siis me pääseme tegelikult Jumala vihast. Me pääseme Jumala vihast. Johannese 3.36 on öeldud, et vaata, kellel seda poega ei ole, selle peale jääb
Jumala viha. Ma ütlen, et me oleme niisugused armastusevangelistid, aga kallid, tegelikult Jumala sõna räägib Jumala väga õiglasest vihast, mis on tegelikult olemas. No kiitus Jumalale, et ta on pika meelega. Sest et kui Jumal oleks nii kärsitu, kui me inimestena oleme, no mis siis siin järgi maa peal oleks. Aga kallid, Jumal on väga pika meelega, on väga suure armastusega meie igaühe vastu ja meie maa ja rahva vastu samamoodi. Aga nii on, et näed, inimese kaudu on tulnud surm, nii kui esimene inimpaar eksis. Aga Kristuse kaudu tegelikult on tulnud meile hoopis elu ja igavene elu. 15 ja 19, sellega katsun nüüd lõpetada. Nõnda nagu siis ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine. Ühe läbi tuli kõikidele surmamõistmine. Mitte sinu patu pärast. Aadamast saadik juba surmaotsus tehti sulle kõmm ära. No nii, okei. Üks asi on sinuga kindel. Aga edasi läheb see salm. Nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks mõistmine eluks. Ja see on see, mida Kristus tegi. See viimane Aadam, mis ta tegi. Sest otse kui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks. Nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Ja sellepärast on see nii, et kallid, nii on, et ühe inimese kaudu tuli surm. Ühe inimese kaudu tuli surma mõistmine. Vaata, see on niimoodi, et nagu see kohtuotsused mõistetud, et surma mõista. Siis on surm on kuningas. Ja tegi inimesed patuseks ja patt valitses kuningana. No ütleme, et see on see Rooma 5. mõte nagu siin järjest mitmes kohas. Aga teise kaudu tuli arm, tuli õigeks mõistmine, tuli see, et me saame kuningatena valitseda siin selles elus, tuli õigus ja sellepärast kiitus Jumalale, et arm on praegusel hetkel kuningas meie eludes, mitte surm ei ole kuningas. Surm on võidetud ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, kellel on surmakartus, siis on midagi väga valesti. Sa tegelikult lihtsalt ei usalda oma issandat. Ta on rääkinud selle koha pealt ja sellepärast on see niimoodi, et mida, ütleme, et mis sa teed, kui sa tunned seda, et hakkad ära surema praegusel hetkel? Siis ütled, et issand, võta mind vastu, kui sa üks õige Jumala laps oled. Et ma saan siin nüüd praegusel hetkel näha. Selles ei ole mitte midagi kohutavat ja sellepärast, aga kallid, me kõik ei ole mitte nagu sageli selle koha peal. Mul on hea meel, et see aasta, see 2012 lõppjõulu ajal, kui ma siin 12 kokku vajusin, ma mõtlesin, et surmamõtted lõpuni ära, kui mind siit ära talutati ja voodi peale pikali pandi. Mõtlesin, et kui on minek, siis on minek. Ja ma olin rahul, mõtlesin, et okei, et kui on kõik. Aga ma olen pidanud ikka aastaid veel midagi tegema. Sest et kuidagi see oli nii, aga mul on meeles see kogu aeg. Mõtlen, et kiitus Jumalale, et ma ei läinud närvi, vaid ma olin valmis tegelikult lahkuma. Ma mõtlesin, et kas ütlen nüüd abikaasale head aega, et kaks poega oli ka kodus, et ütleks nendele ka, et kuule, et isa nüüd läheb, et aitab küll. Aga kallid, see lihtsalt selle hetke selline üleelamine ja kogemine, see on tagantjärgi mind rõõmustanud. Ma ei taha kaotada nagu sellist positsiooni, et mul tuleks selline eluperiood, kus ma kardaksin tegelikult lahtuda, et midagi tuleks nagu Jumala ja minu vahele nagu segama. Ja sellepärast, kallid, hoiame seda positsiooni. Teate, kui sa elad niimoodi surma kartmata, siis sa saad tõeliselt vaba elu elada. Muidu sa pead kogu aeg kartma. Äkki see on siit pisiku, äkki see on sealt seda, äkki juhtub autoga midagi, äkki juhtub siin midagi, äkki juhtub selline. Tead, äkki, tead. Aga tegelikult, kui sa elad, issand, aga juhtugu, mis juhtub. Sellepärast sa tegelikult oled issand oma, sest surm on võidetud. Amen. Tõuseme. Isa, me täname sind selle tänase hommiku eest. Ja tänu sulle, Jumal, et sa viid meie mõtted kaugele. Tänu venna tunnistuse eest, mida ta jagas. Isa, me täname sind, et sinu poolt on korraldatud meie see elu, mis on siin maa peal ja terve igavik. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et sa pisut meile neid asju ilmutad ja me võime seda oodata, mida sina, Jumal, oled tegemas. Aga isa, me täname sind. Tänu sulle selle rahva eest, selle elu rahva eest, kes on täna siin selles paigas. Tänu sulle selle igavese elu rahva eest, kes on täna siin. Ja isa, ma tänan sind, et me võime lihtsalt seda õnnistust paluda, et igaüks, kes ei ole veel päästetud, et ta hüüaks issand sinu nime appi ja saaks seda. Isa, me täname sind, et see on sinu tõotus, et igaüks, kes sinu nime appi hüüab, see päästetakse. Amen.